Üldiselt Euroopa Parlamendi liikmete selline missioon on olla kodanikkonna esindaja. Kuivõrd teie oma ametipostilt vaadates tunnetate, kas inimesed võtavad Euroopa Parlamendi saadikut kui oma esindajad, kas nad tunnetavad seda nii-öelda legitiimsust selle institutsiooni puhul piisavalt? Ja kui mitte, siis kas mida siin annaks teha, et seda asja parandada? Kindlasti võiks see tunnetus olla parem ja eks selle nimel tuleb ka tööd teha. Ja teisest küljest, mis siin salata, me oleme siiski olnud Euroopa Liidus napid 7 aastat hetkel, et võrreldes nüüd vanade liikmesriikidega ilmselgelt inimeste arusaamine või tunnetus, et see on meie Euroopa, see on meie parlament ja need on inimesed, kes saavad seal midagi meie jaoks ära teha või kaitsta meie huve ja õigusi. Et see kindlasti on alles kujunemas. Et tegelikult praegune kooliõpilaste põlvkond on esimene, kes vast tunneb ennast juba loomuldasa ja kuidagi iseeneslikult eurooplastena. Aga teisest küljest ma tuleksin ikkagi tagasi selle teemapõhisuse jutu juurde, et arvata võib, mina ise ootan, et Eesti jaoks üheks niisuguseks väga oluliseks ajaks saab olema just aasta 2012-2013, kui Euroopa institutsioonid, sealhulgas Euroopa Parlament, hakkavad väga aktiivselt tegelema järgmise finantsraamistikuga ja ühtse põllumajanduspoliitikaga. Ja siin on ilmselge, millest juba Eesti ajakirjandus tasapisi on hakanud ka kirjutama, on see, et põllumajanduspoliitika puhul Eestil on väga selged huvid. Meie põllumehed hetkel on Euroopaga vanade riikide põllumeestega võrreldes ebavõrdses olukorras. Ja ma usun, et just niisuguste suurte teemade kaudu, kus Eesti ja nüüd kuuldavasti ka Balti riikide saadikud kavatsevad seljad kokku panna ikkagi ja seista ühise asja eest. Et siis tuleb ka see Euroopa Liit lähemale inimestele, kui ta hästi konkreetselt mõjutab meie enda tulevikku. Arenguruumi on kindlasti. Mulle tundub, et siin on jälle põlvkondade vahel suhteliselt suur erinevus. Et noored, ennekõike siis õpilased, üliõpilased, ka noored spetsialistid tunnetavad seda päris hästi, sest et see, mille on andnud vabadus liikuda, vabadus valida enda haridustee jätkamiseks, mis tahes liikmesriik või vabadus minna kogemusi omandama kuskile mujale, olgu see vabatahtliku töö või palgatöö osas, et noored tunnetavad seda ikkagi väga omal nahal. Ja paratamatult vanematel põlvkondadel on see ilmselt natuke pikem protsess. Ja kuigi samas, kui me ühel hetkel mõtleme ka enda peale, et kui ühel hommikul Euroopa Liitu enam ei oleks ja kui ütleme selleks, et sõita näiteks Londonisse näitust vaatama, oleks vaja minna kõigepealt saatkonda viisa järele ja siis kuskilt ei tea, mis imetabase nipiga hankida lennupileteid ja ületada piire, et see oleks ikka päris keeruline ka meie paljude igapäevaelus. Kui palju võivad suhtumist Euroopa Liitu mõjutada kriisid, nagu praegune rahaliidu kriis näiteks? Kas mingi selline pilt ka välja joonistub? Ma ei julge öelda, et täpselt sellesse lahtrisse minevat uuringut oleks Eestis tehtud. Küll aga jah, see on üle kõigi liikmesriikide tuntud nähtus, et need algsed ideed, mis tõepoolest pärinesid 50-ndatest, eks ole, söö- ja teraseühenduse loomise ajast, kus kõigil olid veel väga hästi meeles 2 suurt ilmasõda ja Euroopa jaoks tõepoolest solidaarsus ja rahu säilitamine oli esmatähtis ja elutähtis. Et vaieldamatult need ideaalid kipuvad aeg-ajalt jääma selle reaalsuse ja igapäevaelu varju. Ja mis nüüd puudutab finantskriisi, siis see on kindlasti proovikivi nii Euroopa Liidule kui liikmesriikidele ühekaupa võetuna. Ja ses mõttes mul oli väga hea meel, et Eestis, kuigi üsna viimasel hetkel, aga siiski finantsstabiilsuse fondi ümber tekkis diskussioon ja seda arutati. Et selge on see, et hetkel on Euroopa Liidu toetus Eestis väga kõrge võrreldes, kui vaadata nüüd Eurobaromeetri andmeid liikmesriikide kohta.
aga paljuski on see kindlasti niisugune pealispindne toetus, ses mõttes, et tõesti Eesti on saanud väga suuri abirahasid. Me oleme saanud nii Schengenisse kui Eurotsooni, me oleme tegelikult teinud tohutu hüppe ära nende lühikeste aastatega. Ja ses mõttes ma arvan, et niisugused diskussioonid tulevad kindlasti kasuks, sest et vastasel korral, kui me sellest ei räägi, siis on alati oht, et tekib populism ja et pääsevad võimule mingisugused vast mitte kõige tasakaalukamad poliitilised jõud.